pandi tanki täna millegi pärast. Seda ma ometi ei näita. Ma olen backstage. Aga Liina sai täna vist 2 pakki. No, 1 paki mina ja 1 paki me mõlemad. No, okay. Igatahes 2 pakki. Ühe sees on, üks on L'Orealilt, ma saan aru, on ju. Kus on mingi mask. Võin ette panna või? Ja pakun mingi näomask on siin sees. Ei olegi. Huulepalsamid. Huulevärvid. Huulevärvid 3 tükki. 3 värv. Näita värve. 1 on läikiv, 2 on matid sildi järgi, aga... Ma ei tea, kus meil on see fookus. Fookus on sinu peal. Nii siis. Jah. Siis on... Punane. Punane. Ja siis on lilla. Aga ma swatchisin neid kõiki käe peal ja need matid hakkasid täiega läikima. Nad hakkasid sama palju läikima, kui see läikim, nii et... Rüpsma duš. Ja Lainer. Ja Lainer. Aga nüüd näitab teist pakki, see on ka päris lahe. Meil sai nüüd kohe lahendatud see, et mida jõululauale panna. Kuigi meil just oli tegelikult midagi valmis mõeldud ka juurde, siis nüüd on... Ma ei tea, te mõtlesite midagi. Nii. Hakkame siis vaatama, mis siin on. Suitsutatud sea sisefilee. Boom. Küpsetatud maksapasteet rõõsakoorega. Seda sa proovisid selle koopiga. No. See oli siis, või ma ei tea, kas sa proovisid seda, aga see oli siis ka. Oh yeah. Verivorstid peekoniga. Pühade verivorstid. Ma ei tea, see on paet. Seemne kattega toorsuitsuvorst, issand kui naljakas see oli. Jah, aga seda me oleme viilutatud, kui lasknud seda väga hea. See ongi see sama, mis see maitses sulle, jah? Kuul. No põhimõtteliselt meil ongi ju nüüd mingi jõhker söök olemas, ei peagi poodi minema, jah? Jah. Vanem ahjurull praekapsaga. Kapsas on siis vist sees või? Sees, jah. Delikatess rulaad. Vaat rulaad on selline asi, mis mulle ei meeldi. Millegi pärast. Klassikaline seavälisfilee ahjupraad. See on see, millel on need sees. See võib päris hea isegi olla. Mis seal sees on? Saamil on sisse lõigatud, siis läheb need laiali. Ja siis on veel, see on see ahjukana liblikas. Seda me ka selle koopiga sõime. See oli isegi päris okei. See läks meil ära. Sõime ära kõik. Aga ühesõnaga päris korraliku jõulusöögi saime siit. Poest veel nipet näpet ainult vaja osta. Enamus on olemas. Jah, liha ka on kõik olemas. Kapsast ja ma ei tea. Saab isegi mitut eri praadi teha ja... Jah. Aga ei tea, täna Liina siis neid, kes need saatsid sulle, ma ei tea, kes see saatis. Kas see on see firma või? Jah. Rakvere ja Talleg. Suur tänu neile. Saame jõuludel söönuks. Juba oli veel lootuse kaotanud. Vähemalt jääme jõuludel nälga, jah? Me näitame, kuidas me oma kakaot tavaliselt teeme. Meil on siin täispiim. Siis on 2 siirupit, mis ei ole kõige paremad, aga kuna me Coopi sellest fotolavastustest nüüd saime, siis käivad küll. Siis on see šokolaadinööbid, väiksed vahukommid ja piparmündi essents. Kuigi ma ei tea, kas seda on õige nagu panna sinna sisse, aga ma olen pannud ja täitsa hea on. Kõigepealt on loomulikult vaja see kakaosoojaks lasta, või piim. Ja tavaliselt ma teen 2 osas seda, et mõlemad joogid saaksid piisavalt seda sooja piima ja vahtu. Ja meil on see piimavahustaja, mis soojendab ära ka kohe, et siis sellega on hästi mugav teha.
Ostsin ära, et kakao on ju ka. Ja kes tahab, võib ka nutellat kasutada. Näiteks šokolaadinööpide või kakao asemel. Seni kuni ootame. Ja siis, kui see piim on valmis, siis Joel tavaliselt tahab nende šokolaadinööpidega. Ma teen siin seistes natuke selliseks valgeks läinud juba. Ma ei tea, palju sa paned neid tavaliselt? Natukene veel. Ma panen kõik üle. Või sa tahad veel või? Siis meil on teine lahtine pakk ka. Ei. Sellest piisab, jah? Ja. Ühesõnaga. Siuke ports. Ja siis ma tavaliselt valan sealt kõigepealt mingi piima juba ära. Ja seda ilmselgelt siin siis peab segama. Nüüd tulevad siin piimased mõnusalt ära. Ja kakao nippe. Ja siis võib piima peale valada. Nii, ja siis minu nipp on vahukommid panna piimavahu alla. Siis nad sulavad siin ära ja lähevad selliseks mõnusaks pehmeks. Nüüd natukene neid vahukommi siia. Ja siis piimavaht peale. Ja sellist kakaod joob siis Joel. Nii, ja teine samamoodi, piim sooja. See hääl on nii mõnus mõnust. See hääl on täiega mõnus, nagu mingi väike robot sööb metalli. Nii, ja teen siis natuke teistmoodi. Enda oma siis. See kakaopulber on magustamata. Seega tuleb seda vitsa magusamaks teha. See on sellise kujuga see klaas, et see kakao võib siin nüüd alla põhja jääda. Siis on hea ka veitsa piima ära valada juba siia. Ja siis kakaopulber sisse. Siis ma panen ühe äärmisel juhul 2 väikest tilka seda piparmindi essentsi. Ta on selline õline, et seda tõesti tuleb väga vaheta panna. Mine. Et näiteks, kui meil sõbrad külas olid, siis Joel pani mulle siia mingi hunniku seda ja võt see oli rüve. Ta on selline õline ja vastik ja kange. Nii, ja kuna see on magustamata, see kakaopulber, siis ma panen siia seda karamellisiirupit omajagu, et hea magus oleks. Ja segan selle ära. Tõenäoliselt saaks selle piparmindi maitse kuidagi muud moodi ka nagu õigemal moel, sest et see piparmindi essents on selline õline, aga noh. Ma teen nii, sest mul olid need asjad olemas. Ja siis loomulikult vahukommid. Ja siis see vaht ka veel siia peale. Kes tahab, võib ju vahukoort ka panna, aga ma ei ole nii suur vahukoore sõber. Mulle meeldib see piimavaht oluliselt rohkem. Ja siis pealt võib ju ka millegiga kaunistada, kas või nende samade vahukommide või mingi, ma ei tea, kaneeliga või. Aga mulle kaneel ei meeldi, siis ma jätan niimoodi.